Kas meie kuul on ehitised? Maailmas levivad mitmed vandenõuteooriad, mis viitavad kuul olevatele iidsetele baasidele. Kas tõesti on meil selliseks ulmeliseks teooriaks alust? Pilte nii-öelda kuu baasidest leidub internetis suures koguses. Kahjuks kinnitust nendelt piltidelt leida on väga raske. Põhjusega, et nendel puudub viide originaalalikale, vihjates siis võltsingule. Üksikutel originaalpiltidel, kus on näha mingisugust anomaalset kujutist, unustame tihti ära varjude rolli ning selle, kuidas varjud meie vaatenurgast muunduvad. 1969. aastal tegi Apollo 10 oma missiooni ajal palju pilte kuust. Ühest nendest kaadritest ilmus kuule huvitav kujutis, mida vandenõuteoristid kutsuvad lossiks. Tegu on hiiglasliku ehitisega, mis on väidetavalt kuni 10 kilomeetri kõrgune. Mainitud anomaalia leidub ainult ühest kaadrist ning teistel piltidel, mis on tehtud samalt positsioonilt, see ehitis puudub, viidates sellele, et tegu on kõigest kaadriveaga. Suur osa vandenõuteoriste väidab, et NASA udustab ja töötleb oma pilte selleks, et ära peita taolised anomaaliad. Populaarse näitena 1994. aastal toimunud Clementine missiooni käigus kogus sond kuu pealt mitmeid pilte, mis viitasid kuul asuvatele tornidele. Need udustatud kujutised on perfektselt tornikujulised. Kui praeguseks hetkeks vaadata originaalpilte, on antud udukogud kadunud fotodelt ning on raske kinnitada, kas need udukogud üldse kunagi originaalidel olid. Kogu eelnevat infot tõena võtta on raske, kuid leidub ka pilte, mille õigsust on raske ümber lükata. 20. juunil 1965. aastal lendas kuust mööda Vene kosmosesond Zond 3. Sond tegi kuust möödalennul sellest pilti, millel maale tagasi jõudes ilmus midagi väga kummalist. Kuu horisondil oli hiiglaslik tornilaadne kujutis. Asi, mis on kuu geograafiale väga mitte iseloomulik. See on kõigest üks mitmest kuutornidele viitavatest materjalist. 1967. aastal saatis Ameerika kuu orbiidile kosmosesondi Lunar Orbiter 3, mille kaamera tuvastas samuti taolise anomaalia veidi parema resolutsiooniga. Hinnanguliselt võib selle torni kõrguseks olla kuni 5 kilomeetrit. Selle sama torni tuvastas Lunar Orbiter ka teise nurga alt. Asja teeb kõhedamaks ka see, et tornid on nähtavad läbi Google Earth programmi. Kas tegu võib olla hea kokkusattumusega või on tõesti meie kuul midagi enamat, millest meile ei räägita? Tänan, et vaatasite!